Nii, tere tulemast kõigile, kes on juba liitunud. Ehk mõned inimesed veel liituvad, kui selleks soovi on. Aga ma arvan, et üsna paras aeg on alustada. Ehk siis koostöös perekool.ee ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga pakume siis välja 3 järjestikusel esmaspäeval 15 minuti loengu. Ehk siis kõik need teemad on seotud rasedusaegsete muutustega, küll aga füüsiliste muutustega, psühholoogiliste muutustega ja juba erinevate vajadustega, mis siis lapse ootus endaga kaasa toob. Aga edasi. Ilmselgelt rasedus on üks tõsiseid väljakutseid pakkuv sündmus kehale ja organismile tervikuna ja siin võib-olla võiks öelda, et märksõnad on kestev muutumine, kasvamine ja kindlasti elundkondade kaupa ka väljakutsed, sest rasedus on suurenenud koormus kõikidele elundkondadele ja loomulikult ka naise psühholoogilisele ja vaimsele seisundile. Kui nüüd korraks mõelda, et mida see keha siis tegema peab, siis sisuliselt töötab lapseootaja keha 40 rasedusnädalat selle nimel, et kõhubeebil oleks hea kasvada, areneda ja et ta saaks sündida täisväärtusliku pisikese inimesena. Paraku igasugune töö nõuab pingutust, nõuab järeleandmisi ja nõuab ümberarvestusi. Ehk siis kõike seda ka teeb organism, kui rasedus on organismis kasvamas, selleks, et säilitada tasakaalu, pakkuda kõike võimalikku, mida siis kõhubeebi võiks vajada ja tagada ka see, et ema organism jaksaks seda kõike terviklikult teha. Ja sisuliselt tõepoolest ei ole elundkonda, mis rasedusest mõjutatud ei saa. Nüüd edasi. Küllap olete kuulnud, kui öeldakse, et rasedus toimub peas. Ja omamoodi tõde see ka on. Väga paljud hormoonid, mis ühelt poolt ka raseduse kulgu ohjavad, neid toodetakse pehas ja need sealt ka vallanduvad. Küll aga on teisedki hormoonid, mis on rasedusega väga tugevalt seotud ning neid toodetakse peamiselt siis munasarjades esialgu ja hiljem siis, kui platsenta on juba loodud platsentas. Ja neist peamiselt siis östrogeen ja progesteroon ehk need on mõlemad seotud raseduse kuluga, progesteroon rasedust säilitava hormoonina ja kindlasti koos östrogeenina siis kõikide muutuste põhjuseks. Ja kui me edasi läheme, siis ma korraks sellele veel peatun, et milline hormoon mille eest vastutab. Ehk siis östrogeen koos progesterooniga mõjutavad kindlasti seda, kuidas rinnad kasvavad, kuidas toimub imetamiseks ettevalmistus, millised on nahamuutused, mida naine kogeb, kuidas emakas kasvab, kuidas reageerib seedetrakt, kuidas põis ja neeruteed funktsioneerivad, nii et kõik on hormoonidega tõepoolest seotud. Ehk meenutus, mis hormoone me veel organismis rasedusel leida võib, on koorion gonadotropiin ehk HCG, rasedustest baseerub sellel. Ehk kui te teete siis apteegist uriinitesti või siis mõõdetakse HCG väärtust teie veeniverest. Platsentaarne laktogeen valmistab ette rindesid koos teiste hormoonidega rinnaga toitmiseks, aga tõepoolest see on ainult pisikene ülevaade mõjutavatest hormoonidest. Aga nüüd edasi. Kõik muutused ja ka võib-olla nende poolt põhjustatud vaevused on üles ehitatud nende esinemissageduse järjekorras. Ja esimene elundkond, mis sageli mõjutatud saab, on siis seedetrakt. Ja umbes 70% naistest tajub iiveldust või siis ka oksendamist. Mõni vaatab armsalt selle peale ja mõtleb, et see on kinnitus, et tõepoolest rasedus edeneb ja rasedus on olemas. Mõni teine võib tunda, et see on päris vaevaline ja raskesti talutav. Ka siin on vastutavaks hormooniks östrogeen, progesteroon koos siis koorion gonadotropiiniga. Jällegi hormonaalne regulatsioon on siin taustal.
Iivelduse ja oksendamise puhul kindlasti oleks vaja jälgida seda, et ka üldine vaimne ja füüsiline koormus oleks vähem väljendunud ehk pigem siis säästev režiim, pikutamiseks aega, magada nii palju kui vähegi võimalik ja anda organismile siis leebelt võimalus rasedusega kohaneda. Kui vaimne koormus on suur, füüsiline koormus on suur, siis enamasti iiveldus on koos oksendamisega on ka tugevamad. Mis veel? Kindlasti tuleb jälgida, et sööksite seda, mis meeldib. Kui ka väga söögiisu ei ole esialgu, siis võib ka mitte nii palju süüa, vaid pigem tagada, et oleks vedelikku piisavalt tarbitud. Enamasti ka siis iiveldus võiks väheneda. Aga on ka kindlad soovitused, mida me anname, ehk siis enne voodist tõusmist võiks suhu pista midagi kuiva ja närida seda. Näkileib öökapil võiks õhtul juba valmis olla, et hommikul saaks seda näkitseda. Süüa võiks väikeste koguste kaupa, pigem vältida tugevaid lõhnu, mis võiksid seedtraktiga ärritada. Muutunud on kindlasti lõhna- ja maitsetundlikkus. Isudes võib tekkida muutus. Toidud ja joogid, mis enne väga maitsesid ja meeldisid, on nüüd mitte nii meelepärased, kui pigem isegi öelda, et nad on vastumeelsed. Ehk siis tuleb veidi korraldada ja korrastada, kuidas siis nendest lõhnadest eemale hoida. Sageli naised räägivad, et kohvilõhn on see, mis väga olulise muutusena näha on. Mis veel? Suurenenud süljevool. Mitte kõik naised seda ei taju. Jällegi on see otseselt hormoonidega seotud. Mõned rohkem, mõned vähem. Aga kindlasti, mis tuleb enam ilmsiks, on see, et igemed on kohevad ja hellad, suulimaskest tänu hormoonidele ka selline kohevam, veidi paksem. Ja mis tähendab seda, et igemed võivad olla kergesti vigastatavad. Esimese raseduse poolel isegi hambaid võib olla raske pesta ühelt poolt iivelduse ja oksendamise tõttu ja teiselt poolt ka sellepärast, et selline veritsus on tekkimas. Kindlasti paneme südamele seda, et oma hammaste eest tuleb rasedusel hoolitseda ja siis, kui enesetunne on parem, tavaliselt teisel triimestril, siis võiks hambaarsti ka külastada. Nüüd see trakt, mis muidu on rahulikult kõhuõõnes, täpselt nii, nagu ta paiknema peab, siis nüüd raseduse edenedes, nagu ka pildilt näha on, emakas surub seedetrakti ülespoole. Ja sellest tulenevalt võivad kolmandas triimestris tekkida kõrvetised. Kõrvetised on oma olemuselt siis olukord, kus maahape tuleb nii-öelda siis lõpuks suuõõnde. Ehk selline põletav ja kõrvetav tunne võib ollagi sellest põhjustatud. Hea on leevendusena süüa 2-3 tundi enne magama minekut, võib olla ka tugevalt väljendunud kõrvetiste puhul magada kergelt tõstetud peaalusega. Ja alati on võimalik ka leida ravimitest tuge, aga esmalt tasub proovida ka külma vee joomist. Mõnele naisele aitab ka piim ja külm piim. Nüüd edasi, neerutalitlus. Kui nüüd raseduse tõttu emakas hakkab suurenema, siis esimene organ, mis sellest teada saab, on põis, sest suurenev emakas hakkab enam vajutama põiele. Jällegi progesteroon on oma olemuselt lõõgastav hormoon ja lõõgastab ka siis põieseinu ja kuseteid, mis tähendabki seda, et põis päris täielikult sageli ei tühjene ja kuseteed on veidi laienenud. Nii et see võib olla ka üks infektsioonide tekke algus, aga sellepärast ka esimeses raseduse pooles ämmaemand või naistearst skriinib võimalike põletike suhtes. Meil on ju hea meel, et emakas kasvab ja sage urineerimine võiks enam olla väljendunud esimesel triimestril, kui organism ei ole veel väga harjunud. Teisel triimestril, mida me nimetame ka heaolu faasiks, võiks see urineerimine mitte niivõrd sage ja häiriv olla. Samas kolmandas triimestris, mida me nimetame koormuse staadiumiks, suure tõenäosusega sage urineerimine on oluliselt paremini ka tajutav.
nii et enne magamaminekut ei peaks väga palju jooma ja pigem siis püüdma nõnda, et joodud vedeliku hulk jääks päevas siiski nii nagu soovitused ütlevad, ehk 1,5 liitrit võiks olla siis see vedeliku kasutamine. Nüüd edasi. Rasedus veel kord on organismile suur koormus ja toob endaga kaasa südame, vereringe ja hingamissüsteemis samamoodi üsnagi olulised muutused. Ja süda kohaneb tegelikult muutustega järk-järgult, ehk siis ka kõhubeebi ja emakas on alles üsna pisikesed, seega ei ole ka koormus niivõrd suur. Aga kui seni on südamel olnud siis vajalik tööd teha 2 vereringega ehk siis suur ja väike vereringe ehk südame ja kopsu vereringe, siis nüüd lisandub umbes 12. nädalast platsentaarne vereringe ehk siis on 3 vereringet. Suureneb ka vere üldmaht ehk siis selleks, et kõik need vereringed oleks hästi täidetud ja kenasti verega varustatud, läheb siis suuremaks vere üldmaht. Et kõike seda tööd ja kõike seda verd siis organitesse suunata, suureneb ka südame löögisagedus. Anatoomiliselt võib näha isegi seda, et südame vasak-vatsakene on raseduse ajal veidi suurenenud selleks, et seda tööd jõuda siis teha raseduse järgselt, sünnituse järgselt. See kõik taandareneb. Mis veel? Raseduse jooksul suureneb ka veenirõhk alajäsemetesse, jällegi on seotud progesterooniga ehk veresoonte seinad on veidi lõõgastunumad ja selle tagajärjel võivad tekkida veenilaiendid jalgadel, veenilaiendid suguelunditel ja ka pärasoolel. Mida me kindlasti soovitame, et kui on olnud pikk päev jalgadel, siis õhtul kindlasti külm jalavann, aga ka jalad laua peale oleks päris hea võimalus puhkeasendiks. Nii, suureneb ka minutimaht, kuigi see suureneb juba raseduse algusest peale, aga hingamissagedus tegelikult ei kiirene. Et on kirjeldatud, et seda on vaid 10% ulatuses. Kopsumaht jääb samaks, sest roided nihkuvad veidi horisontaalsel ehk rinnakorv läheb veidi laiemaks. Luuliigessüsteem täpselt samamoodi saab mõjutatud ja jällegi on siin vastutavaks hormooniks progesteroon ja relaksiin ehk luude liigeste vahelised sidemed muutuvad kohevamaks, elastsemaks ja lõdvemaks. Vaagel muutub laiemaks, sest häbemeliidus samamoodi on veest kohev ja annab rohkem ruumi. See kõik on vajalik selleks, et soodustada sünnitust, puhas ettevalmistus sünnituseks. Nüüd, kui kõht kasvab, siis keharaskuskese paigutub tahapoole ja süveneb siis nimmepiirkonna nõgusus. Ehk siis sageli naised sellel perioodil kaebavad süvenenud seljavalu, sest tekib ka seljaliheste ülevenitus. On mitmed erinevad võimalused, kuidas seda saaks leevendada. On hea selline eakohane või rasedusega sobiv võimlemine, kindlasti ujumine, aga ka kinesioteipimine võib anda päris häid tulemusi. Jooga, pilates, kõik need sobivad võtted võiksid arvesse tulla. Nahk loomulikult ei jää samuti sellise erilise olukorra poolt puutumata. Nagu ilmselt olete näinud kas oma varasemals kogemuses kui ka teiste sarnases olukorras naiste pealt, et ühel hetkel enamasti raseduse teises pooles suureneb pigmentatsioon. Üks on see, et tekib kõhu keskjoonele selline tume jutt, mis algab umbes rinnaku alt ja tuleb siis üle naba kuni siis häbemeluuni. Tumedamaks muutuvad ka rinnanipud ja limaskestad. Mis veel? Näole tekivad raseduspigmendilaigud, et sellel on oma nimetus ja raseduse teises pooles need enamasti tekivad ja see on seotud siis melanotüüte stimuleeriva hormooniga, jällegi mille käivitajaks on progesteroon ja östrogeen. Raseduse lõppedes või jällegi sünnitusjärgselt need laigud enamasti taanduvad, aga kui nüüd sünnitusjärgselt ka päikest saate, siis nad võivad uuesti nähtavale tulla ja nii kergesti enam heledamaks ei muutu, nii et tasub selle eest
hea seista. Ja tekkida võivad ka rasedusjutid. Need on nüüd otseselt seotud küll raseduse teise poolega, kui naha elastiini hulk on vähenenud ja tekivad sellised väikesed rebendid, mis esialgu võivad olla lillaka varjundiga, aga sünnitusjärgselt need taandarenevad ja kootuvad ja muutuvad valkjamaks ja neid ei ole enam nii hästi näha. Nüüd muutused rindades ehk siis raseduse ajal toimub juba ettevalmistus rinnaga toitmiseks ja sellel põhjusel ka raseduse esimeses trimestris rinnad kasvavad. Paraneb verevarustus ja selline esimene ettevalmistus imetamiseks nii nääremekoe kasvamise arvelt kui ka hormoonide poolt saab tehtud juba umbes 24. nädalaks. Mida võib tunda? Pakitsust, raskustunnet, mõnikord ka valupisteid. Rinnanibu muutub veidi pruunikamaks ja kindlasti oleks hea säilitada hea hügieen ja valida siis sobiv rinnahoidja, kas on imetamisrinnahoidja või milline iganes muu teile sobiv näib, aga ta võiks olla puuvillasest materjalist ja hästi õhku läbi laskev. Kehakaalu tõus keskmiselt võiks olla 10–15 kilo, normipäraselt see nii ongi ja enamasti esimesel trimestril kaal võib isegi langeda ja väga oluliselt ei peagi muutuma, sest tõepoolest 2 ees sööma ei pea, see teine on alles nii pisikene, et lisatoitaineid ta ei vaja. Nüüd teisel trimestril see kaalu juurdekasv võiks olla umbes 250–400 grammi nädalas, jällegi on see individuaalne. Kui väga laias laastus öelda, siis nädalas üle 500 grammi väga hästi ei tahaks näha, et juurde võtate. 3. trimestril kehtib sama reegel, et 500 grammi nädalas. Ja miks see kehakaal tegelikult tõuseb? Ta tõuseb loomulikult kõhubeebi kasvamise arvelt, aga ka sellel põhjusel, et emakas, platsenta ja rinnanäärmed kasvavad ju suuremaks, kehakoed sisaldavad enam vedelikku, et koed oleks elastsed ja sünnituseks ettevalmistus oleks tasemel. Suureneb veremaht ehk kui varasematel slaidil vaatasite, siis umbes 1,5 liitrit on verd rohkem ja loomulikult rasvadepoode arvelt ehk rasvadepood reitel, puusadel on seotud otseselt imetamiseks ettevalmistusega. Ja mis siis ikka kokkuvõtteks? Kõik need ettevalmistused ja kõik need pingutused on vajalikud selleks, et toetada kõhubeebi kasvu ja arengut. Üldjuhul organismid tulevad alati sellega toime ja kui mingisuguseid kõrvalekaldeid on, siis alati me leiame nendele ka lahenduse. Kõik organsüsteemid saavad rasedusest puudutatud ja rasedushormoonide tase kuni raseduse lõpuni järjest kasvab, nii et nii nagu elundkonnad sellele reageerivad, nii ka muutused tekivad. Enamasti need vaevused või tekkinud muutused taandarenevad ja nendel on kerge leida leevendusi. Ja selge on see, et igasugune uus kohanemine, antud hetkel siis füüsiline kohanemine, on igal juhul väljakutse ja see kindlasti mõjutab ka nii vaimu kui ka psühholoogilist kohanemist ja sellest me tegelikult räägime juba järgmisel korral. Aga nüüd jääme ootama teie küsimusi. Nii, aga üks küsimus kenasti olemas. Üsna varakult on tulnud ternespiim rinda. Kas see on märk, et imetamine läheb tulevikus ladusalt või pigem mitte? Kas ternespiim võib ka lõhnata? Väga hea küsimus. Kui 24. rasedusnädalani saab ettevalmistus rinnanäärmes sisuliselt valmis ehk kudet on piisavalt, verevarustus on hea, hormonaalne tasakaal seda kõike toetab, siis see on hea märk ja ternespiim ehk esmane rinnapiim siis juba rinnas olemas on. See nüüd, et ta mingil põhjusel veidi lekib, see pigem näitab seda, et need hormoonid, mis praegu hoiavad teda kaitse all, et neid on natukene vähe, sellest ei ole midagi paha.
ja see pigem näitab jah, et ettevalmistus on tehtud, te olete tubli ja nüüd on ainult vaja oodata, et kõhubeebi ära sünnib, et siis saaks juba hakata rinnaga toitma ja laps rinnalt imema, mis omakorda siis tõhustab rinnapiima tootmist. Ternespiim, ta lõhnab veidi küll, aga see peaks olema pigem selline kergelt magus lõhn. Ja kindlasti praeguses olukorras on oluline, et siis püüaksite kenasti hügieeni hoida, ei pea ilmtingimata kandma rinnapatju, mis siis koguks seda ternespiima, sest kergesti tekib rinnahoidja sisse ka selline ummuksis tunne ja nahk võib saada hõõrutud ja võivad tekkida lisamured. Et selline kuiv ja puhas nahk võiks kindlasti oluline olla. Samas panen südamele, et ärge rindu palun seebiga või dušikeeliga regulaarselt peske. See uhab maha siis nibuväljal sellel pruunil alal oleva rasukihi ja nahk muutub hapraks. Ja samas, kui ühel hetkel imetama hakkate, oleks äärmiselt vajalik, et see nahk oleks elastne ja veniv ja hästi niisutatud. Loodan, et sellest oli abi. Nii, kuidas leevendada pearinglust raseduse alguses? See on väga hea küsimus. Pearinglus raseduse alguses, kui see on seotud otseselt asendite muutustega, siis siin ei olegi väga palju muud teha. See on ka seotud siis veidi häirunud vereringega, mis on üsnagi tavapärane raseduse ajal. Mõnedel inimestel esineb seda rohkem, teistel vähem, sarnaselt sellele, et me teame, et raseduse alguses vererõhk pigem on madalam, hiljem see stabiliseerub ja muutub veidi kõrgemaks, siis ka enesetunne muutub. Siin ei olegi leevendusena muud teha, kui seista veidi selle eest hea, et vererõhk ei oleks väga madal, et tõepoolest 90–60 raseduse alguses võib-olla teie organismile madal ja põhjustab seda sorti muresid. Aga ka hea leevendus võiks tulla ka sellest, kui te lihtsalt püüate väga rahulikult tõusta ja väga rahulikult liikuda. Oma rasedatele armastan öelda, et kujutage nüüd ette, et teil on seljas selline suur kohev 18. sajandi kleit, et ei saa hops püsti tulla ja kohe ruttu istuda, vaid rahulikult ja sujuvalt nii siis seni, kuni te tõusete ja päris vertikaalasendis olete, jõuab vereringe stabiliseeruda ja on kenasti ka verega kõik organid varustatud. Väga palju muud teha ei olegi. Nii, järgmine küsimus, venitusarmid, millal neid oodata võib? Venitusarmide puhul ehk räägime nendest triiadest, neid pigem on oodata, kui nüüd just ootama peaks, raseduse teises pooles, umbes kolmanda trimestri alguses või keskel, aga tõepoolest on naisi, kellel triiasid mitte kunagi ei tekigi ja see on otseselt seotud siiski naise naha ja kudede elastsusega. Kui te nüüd teate näiteks, et teie emal on veenilaiendid ja temal endal on raseduse armid, siis see võib tähendada, et ka teie ise olete ohustatud sidekoe nõrkusest ja need venitusarmid võivad tekkida. Aga jällegi ei pea ilmtingimata, mida ise teha saab? Saab väga hoolikalt siis nahka niisutada. Leidke mõni hea kreem, mis lõhna ja konsistentsi poolest on teile sobiv ja kõhtu ja keha kreemitada sellega ka võiks. Jällegi on tehtud erinevaid teste, kus on siis näiteks kontrollgrupp on oma kõhtu õlitanud tavapärase või tavalise mitte spetsiaalse beebiõliga ja teine grupp on siis teinud seda erilise platsenta osiseid sisaldava striiakreemiga, siis tulemused on tegelikult näidanud seda, et geneetiline faktor on päris oluline siin ja kindlasti see, kui suur on siis raseduse kõht, et kui kõhubeebi mass on normist suurem või ka lootevett on rohkem, siis ka kõht iseenesest on suurem ja seetõttu ka on kõhunahk enam venitatud. Ehk on sellest abi. Kas raseduse ajal võib ka päevitada või tuleks päikese käes võimalikult vähe viibida? Jällegi väga hea küsimus.
Rasedus ei ole haigus, kõik tahavad ikkagi olla ilusad ja päevitunud ja rõõmsad, mis on täiesti mõistetav. Mis võiks olla ehk selline hea tähelepanek, et päikest võiks võtta küll, aga pigem siis päeva teises pooles, kui ei ole päike nii aktiivne ja mitte enam kui 20 minutit korraga, et kindlasti rannas pikalt katmata pea ja katmata kõhuga päikse käes viibima ei peaks. Nii et sellised päikese- ja õhuvannid on täiesti sobivad ja nagu ikka sellistes tingimustes on oluline, et oleks tagatud ka piisav vedeliku tarbimine, sest kehapind on suurem ja vedeliku kadu on võib olla kindlasti märkimisväärne, nii et veepudel alati ühes. Nii, üks küsimus vist kohe tuleb, on hetkel veel pooleli. Aga selle eelmise küsimuse täpsustuseks, et kui õhu- ja päikesevannid piiratud aja jooksul on sobivad, siis kindlasti ei soovitaks kasutada solaariumit. Ja nagu ikka, igasuguse päikese võtmise korral on tähtis ka, et oleks hoolikalt valitud päikesekaitsekreem. Ei saa just öelda, et päikese võtmisega nüüd tekiks kuidagi lootevee temperatuuri tõus sellisel määral, et kõhubeebi ennast kuidagi halvasti tunneb, küll aga kehatemperatuuri tõus kahtlemata on olemas ja samamoodi ka päikesest tingitud pearingluse tervisehädad võivad kergesti ka vaevama hakata, et pigem mõõdukalt ja siis saab kenasti suve edasi nautida. Nii, järgmine küsimus. Kui emal ja õel on olnud mõlemad rasked sünnitused, kas siis võib ka minul sama olla? Väga hea küsimus ja siin on rahvasuul alati väga palju öelda. Ehk sünnitus on igal naisel individuaalne ja on väga keeruline öelda, et kas selline, nagu minu ema sünnitus oli, saab osaks ka minule, sest see sõltub väga erinevatest asjadest. Sõltub sellest, et kui suur on teie kõhubeebi, sõltub sellest, milline on teie vaagen, kui avar ta on, sõltub väga paljudest teistest tingimustest. Ja kui mõelda, et mida see raske sünnitus täpselt tähendab, kas see tähendaks ajalist kestust, siis täiesti tavaline, normaalne esimene sünnitus ajalises mõttes võiks kesta kuni 24 tundi. Kahtlemata see võib tunduda hetkel hirmutav, aga sünnituse puhul me näeme, et kogu see 24 tundi kindlasti ei ole selline kõva spordivõistlus, vaid seal on omad puhkeperioodid ja enamasti ta ongi esialgu annab sellist tugevamat emakatoonust, hakkab käivitama emakalihast, seejärel on veidi puhkust ja siis tasapisi see sünnitus võtab hoo ülesse. Nii et tegelikult see on individuaalne ja täna me väga 100% emade ja õdede kogemusi ei saa aluseks võtta, aga kahtlemata nende peale vaadata tasub, aga mõjutegureid on erinevaid. Nii, loodetavasti oli see abiks veidi. See on küll tore küsimus, kas liigne magusa söömine mõjub lapsele halvasti? See on tõesti väga hea küsimus, aga kui nüüd mõelda, et kogu see rasedusaegne toitumine on omamoodi kaalu jälgimine. Ehk õnnetuseks see teadmine, et kehakuju muutub niikuinii, ümarus tuleb niikuinii, et tühja võin süüa, mida varem ei julgenud või varem figuur ei lubanud, siis tegelikult on nõnda jah, et selline liigne magusa söömine jällegi, mis see liigne on, aga rohkelt magusa söömist mõjutab beebit küll, kas nüüd just halvasti, aga kui te tarbite rohkelt magusat, siis teie veresuhkrutase on kõrgem ja loomulikult te jagate oma beebiga kõike, mis teie organismis toimub, ehk ka rõõmsasti see suhkur jõuab beebini. Teie organismis on ka ainevahetus mõnevõrra muutunud ja väga suured, see on riskina mainitud, aga see ei ole tõesti absoluutne tõde,
et võib tekkida ka suhkruainevahetuse häire ja see on otseselt seotud rasedusega, mille nimi on gestatsioonidiabeet. Aga kui nüüd mõelda, et kas ta lapsele mõjub halvasti, suure tõenäosusega mitte. Aga mille peale tasub mõelda, et kui on täis 30 rasedusnädalat, siis hakkab keha tegema ettevalmistusi teie kõhubeebi sündimiseks. See tähendab seda, et kõik liigne toidu kaloraaž, mis teie organismil tagavaraks on, liigub nüüd teie kõhubeebile ja ikka selleks, et nahaalust rasvkudet rohkem luua. Ehk kui te olete kunagi näinud, siis sellised enne 30. nädalat sündinud beebidel on nahk selline roosakas või pigem isegi punakas. Ja see on sellel põhjusel, et veresooned kumavad läbi naha. Nüüd sündiv laps, kes on täiskantud ja ajaline, tema nahk on hoopiski selline ilus ja nahavärvi roosa. Põhjus lihtne, nahaalune rasvkude on kenasti olemas ja seda pärast 30. nädala täitumist organism siis ka teeb. Ehk siis, kui te väga hoolsalt magusat tarbite ja maiustate, saab teie beebi sellest osa ja beebi võib nädalat võtta juurde umbes 500 grammi, kui ema toidulaud on olnud väga rohke. Nii et võib-olla tasub selles osas veidi ümber korraldada, et leiate mingisuguseid häid alternatiive. Nii, aga hästi, ma arvan, et see on nüüd viimane küsimus, millele me saame vastata. Kui mina olin sündides suurema kaalu ja pikkusega, siis kas see võib tähendada, et ka sündiv laps tuleb suurem? Teie laps on mõjutatud tegelikult 2 geneetilisest fondist. Üks on seotud siis teie enda omaga ja teine on seotud lapse isa omaga. Me näeme tõepoolest seda, et kui mõlemad vanemad on näiteks pikka kasvu, siis kõhubeebil on ka pikad toruluud ehk on pikad jalad, mida me siis ultrahelis esialgu mõõta saame. See, kuivõrd on see seotud massiga, on keeruline öelda, sest kõhubeebi kaalu sünnil mõjutavad väga paljud tegurid. Üks nendest oli just see, millest ma hetk tagasi kõnelesin, et kuivõrd palju tuleb emal siis kaalu juurde ja kuivõrd hoogsalt siis beebi nahaalune rasvkude paksemaks läheb. Nii et jällegi ei ole see kindlasti absoluutne tõde ja ei pea väga jääma sellesse kinni, et kui mina olin väga suur, siis minu beebi on suur või mõnikord arvastatakse öelda, et oi, et sul on suurt kasvu või pikka kasvu mees ja on selline pisike naine, et siis on kindlasti väga suur lapsukene ka. Kindlasti see ei ole absoluutne tõde, siin on väga palju mõjutegureid. Pigem on hea nutikalt teha valikuid, mida põske pista, süüa enamasti mitmekülgset toitu ja ikka seda, mis teie kõhubeebi kasvamist hästi toetab. Ja ma usun, siis läheb kõik kenasti. Aga aitäh ja tegelikult ootame teid tagasi siis täpselt nädala pärast, kui siis räägime juba vaimsest tervisest ja sellest, kuidas kõik need muutused mõjutavad teie psühholoogilist kohanemist ja mis siis sellel juhul ette võtta, mis need põhjendused võiksid olla. Aga hästi, püsige terved ja kohtume jälle.